Küsis sealt, et tere, tere kõigile. Oleme sattunud Eesti Kunstikoolide Liidu veebitundi ja tänaseid teemasid on mitu, aga alustuseks siis mõne sõnaga Eesti Kunstiakadeemiast. Kuna oleme avanud siin mõned EKA saatkonnad Lõuna-Eestis ja sisseastumiste aeg on ligi, siis on just paras aeg kõneleda ka Kunstiakadeemiast ja seal õppimise võimalustest ja sellest see ettekanne täna pajatabki, et kui ikkagi võimaluste rohke on see meie Eesti Kunstiakadeemia. Et ma hakkan siis otsast pihta, kuskil poole tunniga katsume hakkama saada. Eesti Kunstiakadeemia, siin on ilus foto sellest, asub Tallinnas Balti jaama lähedal. Vasakul on Balti jaama see kuppel, kus on Burger King. Ja paremal on Kalamaja ja Balti jaama ja Kalamaja vahel asubki Eesti Kunstiakadeemia nüüd vanas ilusas sukavabrikus. Ja kunagi Kunstiakadeemia asus Viro hotelli juures, aga sealt meid aeti minema ja hea oligi, sellepärast et see koht on palju parem. See on ikka niivõrd lõbus. Kogu see ümbruskond, Telliskivi on seal lähedal, igasugused asju toimub kogu aeg, nii et väga hea koht ja tramm sõidab peaaegu ukse ette. Ja nüüd Kunstiakadeemia, eks ju, vabandust, ma korra paneme tagasi, siin on näha seda nii-öelda campust, mis meil vaikselt hakkab kujunema, sest alguses, kui see Kunstiakadeemia nüüd see nii-öelda uus maja siia sukavabrikusse tehti, siis kohe oli selge, et tegelikult me ei mahu ära. Ja riigi poolt oli pandud ka päris karm tingimus peale, et ühe tudengi kohta ei tohi olla rohkem kui 11 ruutmeetrit pinda. Ja seda on tegelikult kunstikoolide vaates niimoodi rahvusvaheliselt ikka häbematult vähe. Ja see oli teada, et on kitsas, aga kõik lootsid, et äkki me saame kunagi hakata laienema ja nüüd on see tõesti hakanud toimuma. Siin jällegi paremal pool seda kolmekülgset maja näete sellist valget pikka nähtust vanade majade vahel, mille kohta on kergne slaid. Ja äsja on just ostnud ka Kunstiakadeemia ühe majakesse juurde, mis on siin ees, kus on see kivimüür, kus paremal pool, kus on grafitit hästi palju peal, see kivimüüri taga on üks maja, mis on ära ostetud. Ja siin ees on nüüd üks parkimisplats, kuhu nüüd ka on Tallinna linnaga kokkuleppel EKA-l tõenäoliselt võimalik hakata midagi arendama. Nii et kui selleks ajaks, kui mõned meie kuulajatest EKA-sse jõuavad, võib juhtuda, et on juba palju rohkem kui 11 ruutmeetrit. Aga siin on siis nii-öelda valge maja, mis asub Kunstiakadeemia taga ja mis siis täidab peamiselt seda funktsiooni, et see on hästi hea kõrge auditoorium või selline töökoda, kraanaga ruum, kus saab teha suuri asju, suuri hiigelsuuri maale, skulptuure, igasugused saviprinti 3D-d, millest me hakkame kõik siin rääkima. Üleval on siis toredad valged avarad ka klassitoad, nii et üks igavene uhke ja moodne maja ja keldris on laborid ja nii edasi. Aga nüüd mõned faktid ka, et Kunstiakadeemia ei ole mitte uus kool, ta on 111 aastat vana. Et ta loodi isegi enne seda, kui Eesti Vabariik sündis peale esimest maailmasõda ja seal on 117 õppejõudu ja sellist nagu ütleme põhikohaga õppejõudu. Ja mis on eriline Kunstiakadeemia puhul on see, et niisugust suhet õppejõu ja tudengi vahel, ehk siis nagu ma ütlesin mingit muud pahasuhet, aga mõtlen sellist, et mitu tudengit ühe õppejõu kohta. Eriti luksuslik. Nimelt jällegi, kui lähete välismaale õppima kunagi tulevikus, kui Erasmusega saate sõita, siis selgub, et ühes rühmas, õpirühmas ühe õppejõu kohta võib olla seal 20, 40, 50, 200 tudengit, nii et sa seda õppejõudu ennast ei kohtagi mitte üldse, võib-olla ühe korra semestri jooksul. Ja meil on niimoodi, et on ühe õppejõu kohta 3 tudengit, et see on hästi-hästi luksuslik ja mida see tähendab, on see, et just sinu teemadega, sinu isikuga, sinu muredega ja loominguga tegeleb inimene juhendaja intensiivselt, nii et sa saad alati tema poole pöörduda, saad nõu, et isegi veel parem kui laste kunstikoolis. Et seal ei ole ka nii hästi, kui meil on selles suhtes. Ja kogu aeg tehakse koostööd igasugust ja hästi palju partnerülikoole üle maailma, 150 ja nüüd viimane uudis siis sellest kevadest on see, et EKA valiti juba 100 parima ülikooli, kunstiülikooli kohta või hulka siis maailmas. Ja see number rühib ülespoole ja see tuleneb sellest peamiselt, et kuidas neid hääli antakse, on, et sõbrad annavad. Et küsitakse rahvusvaheliselt kõikide koolide käest, et missugused teie meelest on head kunstiakadeemiad. Ise ei saa endale häält anda, aga sõbrad saavad anda. Nii et sõpru on palju ja EKA on nagu heas kirjas, nii et ta on tõesti kerkinud iga aasta kõrgemale.
ja üldse kokku on siis 1200 tudengit, mis ongi enam-vähem selline hea arv praeguse ruumiprogrammi suhtes, et pigem on natuke kitsas, aga hakkama saame. Ja kokku on seal 300 õppejõudu, et ei ole neid professoreid ja dotsenti eraldi vaja välja tuua, aga lihtsalt õppejõudu kui selliseid on 300. 10% välistudengid, nii et inglise keelt kuuleb igal pool ja 90% tudengitest käib välismaal õppimas või praktikal, mis tähendab seda, et Erasmusega sõidetakse vähemalt ühe korra oma õpingute jooksul uurima siis, mis laias maailmas teoksil on ja tuuakse sealt siis tagasi õpikogemust ja muud head kogemust. Ja nüüd me jõuame selleni, et kool ei ole ühetaoline, vaid see koosneb 4 teaduskonnast. Arhitektuur, disain, kunst ja teadus ehk siis kultuur, kunstiteadus. Ja neist nüüd natuke lähemalt teile ka pajatan. Arhitektuuriteaduskond, väga tubli, nagu nimigi ütleb, eks ju, siin õpetatakse, kuidas planeerida, projekteerida ja disainida linna, ruumi. On olemas 2 PA õppekava, arhitektuur ja linnaplaneerimine, mis on 5-aastane, see on nagu arstid õpivad mitu aastat jutti, nii ka arhitektid ei saa lahkuda koolist peale 3 aastat, et peavad ikkagi veel võtma kohe hooga kuni magistrini välja. Sest et seal on vastutus suur, et ometigi midagi pähe ei kukuks kellelegi ja ikka majad püsti püsiks. Sisearhitektuur, ruumikujundus, et see on siis 3-aastane 3+2 õpingutega, et seal on võimalik ainult PA teha. Ja magistri poole peal on siis nagu öeldud, see ühe jutiga arhitektuuri linnaplaneerimine, sisearhitektuur, maastikuarhitektuur veel, nagu nimigi ütleb, see räägib ka siis sellest, et mis toimub väljaspool maju, ja urbanistika, mis tähendab ka linna planeerimist, siis nagu keskenduda sellele, missugune on üks selline tehiskeskkond ja kuidas see võimalikult mugavaks inimestele muuta. Ja siin on mõned fotod ka, nagu arvata võib, majad on see põhiline asi, millega seal tegeldakse. Nuputatakse, kuidas võimalikult toredaid, mugavaid keskkonnasäästlikke hooneid ehitada. Ja ehitatakse makette, tehakse igasuguseid projekte ja meie EKA tudengid on tuntud üle Eesti ka igasuguste keskkonnainstallatsioonide poolest, et siin on näha mõningaid objekte, mida te võib-olla isegi ära tunnete, et kes Tartus käis siin möödunud ja ülemöödunud aastal, siis võib-olla mäletab seda uhket lindude kunstpuud, mis oli seal jalakäijate silla juures. Ja neid taolisi struktuure, konstruktsioone, neid kerkib igale poole üle Eesti, on ujuvaid saunu ehitatud, on ehitatud igasuguseid vaatluspaviljone, kummalisi. Ja siin on siis näha veel mõningaid makette, mõningaid tegevusi ja ka suurel hulgal toole, siin vaadake paremal pool üleval on selline pilt, et toolist see asi algab, et kuidas teha üks objekt, mis katki ei lähe inimese all ja inimene saab seda kasutada. Ja need küsimused isegi selle väikse tooli puhul suures plaanis on üsna sarnased sellega, mis arhitektid hiljem peavad purema, kui nad hakkavad maju ehitama. Ikkagi materjali tugevus, konstruktsioon ja kasutamismugavus. Ja nüüd siis disain, millest ma teilega pärast natukene veel põhjalikumalt pajatan. See on see teaduskond, kus ma ise tulen. Olen nimelt disainteaduskonna dekaan. Ja nagu näete, neid õppekavu on siin ikkagi päris palju. Disain ongi kõige suurem teaduskond Kunstiakadeemias, et ta poole kogu koolist võtab enda alla. Ja kui ette lugeda graafiline disain, klaas, keraamika, ehe, sepis, mood, aksessuaar, tekstiilidisain, tööstus, digitoote disain, disaini innovatsioon ja magistri poole pealt siis graafiline disain, kollektsioonidisain, ringdisain, sotsiaalne disain, taidestuudium, strateegiline disain ja tehnoloogia ja teenuse disaini, strateegia ja innovatsioon ja siin on, nagu näete, ka päris palju õppekavu, mis on inglise keeles ja mis on koostöös teiste ülikoolidega. Nii et see pilt on päris kirju. Ja nüüd, kui vaadata, millega siis disain tegeleb, et tootedisain siis selline klassikaline, et see on igasugused esemed, ka muuhulgas sõidukid. Siin on üks selline uutmoodi nutikas lumesaan, mis siis erineb nendest, mida on saada võimalik praegu kusagilt, kus lumesaani osta saab, et see on selline tulevikusaan ja teistmoodi kui muidu. Samuti oli juttu moest ja aksessuaarist, nagu me siin näeme, sellega palju pistmist meie tudengitel. On ehtega palju pistmist igasuguste materjalidega nagu keraamika, metall, et kõike, mida saab kätega teha ja teha mugavaks, kauniks ja eelkõige siis innovatiivseks, teistsuguseks kui muidu.
ja tohutult palju on meil töökodasid, vaata, et igal erialal on oma töökoda ja omad oskused. Siin siis pildi peal on võimalik näha keraamikat ja klaasitöökoda. Nüüd kolmas teaduskond, millest räägime, on kunst ja see on siis nagu nimigi ütleb, see on nende vabad kunstid ja aga ometigi see ei ole üksnes maalimine, et vaatame, mis siin siis PA all on kirjas. Animatsioon, kohe väga põnev, kunagi Priit Pärna poolt alustatud, fotograafia, kunst, mille alla omakorda kuulub installatsioon ja skulptuur, graafika ja maal ja lavastuskunst, mis on siis teatrikunst teise sõnaga. Ja magistri poole peal on animatsioon ja kaasaegne kunst. Ja nagu ma ütlesin, see ei ole ainult maal, aga maalil on väga suur koht selles teaduskonnas ja nendel õppekavadel. Ja tõepoolest ka maal on teinud siin võidukäiku, et kui vahepeal hakkas tunduma, et video ja installatsioon ja performance võtab kunsti tegemise üle, siis praegu on maalil on väga oluline koht ja kutsun kõiki tulla vaatama nüüd. Algab järgmisel nädalal selline lõputööde näitustase, kus on ka tõesti väga palju vägevaid maale võimalik vaadata. Siin on mõningaid pilte vabadest kunstidest, kus me näeme, et see meedium on päris erinev, on maali, on fotot, on installatsiooni, on objekte, on animatsiooni, nagu räägitud, siin on nukufilmi tegelased. Ja siin on näha suuri maalitud kangaid, siin on näha naljakaid näitusi, ka kultuuri, nii et hästi mitmekülgne ja nende, ütleme, deviis või lipukiri on see, et vabadus ja põhimõtteliselt et see on koht, kus looja saab olla nii vaba kui vähegi võimalik, et tal ei ole vaja arvestada ei tellijaga ega igasuguste muude segajatega, et see on täielikult vaba eneseväljendus, nagu nimigi ütleb, teaduskonna vaba kunst. Ja teadus, siis kunstiteadus on ka väga tähtis osa Kunstiakadeemiast, sellepärast et sealt võrsuvad meie uued õppejõud ja uurijad, need, kes mõtestavad kunsti, oskavad sellest kirjutada. Teinekord looja ise ei saagi aru, mida ta täpselt tegi, et ta tegi nii, nagu ta tundis, aga rääkida sellest ei ole keeruline. Ja siis on hea, kui on olemas sul spetsialistid, kes oskavad seda ka mingisse konteksti asetada, tuua paralleele üle maailma. Ja vaatame, mis õppekavad siis siin PA-s on. Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringud, nagu nimigi ütleb, uuritakse kunsti. Kaasaegse kunsti visuaalkultuuri uuringud ja kunstiajalugu. Mõnedele meeldib vanem kunst, need keskenduvad sellele, aga on ka neid, kes tahavad just täpselt neid uusi noori tegijaid hakata lähemalt takseerima ja nende tegemisi mõtestama. Ja siis on üks vägev valdkond nagu muinsuskaitse ja konserveerimine, mis siis tegeleb igasuguste mälestiste säilitamisega ja parendamisega. Ja magistri poole peal siis ka kunstiteadus, museoloogia kureerimine, mis on siis muuseumitöö ja näituste korraldamine, muinsuskaitse konserveerimine, kunstiõpetaja, mis on väga tore ja uus asi, praegu see õppekava just uuenes. Koostöös Tallinna Ülikooliga koolitatakse siis uusi väga toredaid ja teadlikke kunstiõpetajaid. Kirjandus, visuaalkultuur ja filmiteooria on üks uuem teema, et juba laieneb see natukene ka kaugemale sellest, mida siis on traditsiooniliselt pakkunud. Ja siin on siis näha mõningaid fotosid selle kohta, et tõesti meie muinsuskaitsetudengid väga palju aega veedavad rippudes maa ja taeva vahel kuskil võlvide all, restaureerides natuke lagunema hakkavaid muinsusväärtusi, laemaale, seinamaale ja uuritakse kunsti, räägitakse sellest, peetakse konverentse, sõidetakse päris palju ringi, vaadatakse, mis laias maailmas toimub. Ja tõesti see restaureerimine võib-olla ongi kõige visuaalselt atraktiivsem, et mulle tundub, et ei olegi Eestis ühtegi kirikut, lossi või muud iidset hoonet, kus meie Kunstiakadeemia restauraatorid, muinsuskaitsjad ei oleks oma kätt külge pannud. Et küll nad kuldavad seal, küll nad parandavad maalinguid, küll nad röntgenikiirtega valgustavad läbi vanu puuskulptuure. Nii et see on üks väga põnev eriala ja see huvi selle vastu ka alati hästi suur. Nüüd EKA majast veel mõne sõnaga, see sai siin valmides parima betoonehituse auhinna, sest et ta oli väga mõnusasti läbi tunnetatud, kuna selles tiimis, mis on üles loetud, oli nii kaasaegsed arhitekt, aga isegi üks filosoof. Ja kes selle maja tegid niivõrd ubaseks, et seda on päris paljud kommenteerinud, et sa võid esimest korda sinna sisse astuda, mida ma kõiki julgustan tegema, kes ei ole veel Kunstiakadeemias käinud. Et tulge lihtsalt, astuge üle ukse ja
ta ei mõju võõrastavalt, ta ei mõju kuidagi nagu imelikult või ahistavalt, vaid vastupidi, kohe hästi toredasti ja kutsuvalt. Ja peale nende õpiruumidele peidab ennast hästi palju töökodasid ja tehnikaruume, igasuguseid laboreid, nii et vaadake seda pikka nimekirja, mida siin kõike leidu. 3D labor, aksessuaaristuudio, graafikatrükikoda, köitestuudio, prototüüpimise labor, puidukoda, tehnikalaenutus, õmblustöökoda, sepikoda, et võib silme eest võtta kirjuks. Maja kohta ka mõned pildid veel siin, tõesti tore kaasaegne hoone, uhke hooviga, kus peetakse kontserte ja tehakse üritusi, kus koos on vana ja uus. Ja nüüd järgmiseks, nagu ma ütlesin, ma nüüd natuke räägin disainiteaduskonnast lähemalt, et 4 teaduskonna seas siis disain on see kõige suurem, et õppekavu juba üksnes 14, tudengeid 600 ehk pool kogu koolist käib disainiteaduskonnas ja neid õppekavu on siin 5 tükki PA-s, graafiline disain, tööstus, digitoote disain, klaaskeraamika ESF-is, mood, tekstiil, aksessuaari disain, disaini innovatsioon. Ja nüüd lähemalt, ma võib-olla selle magistriõppekavale praegu liiga palju ei keskendu, sest et siin kuulajaid äkki see PA isegi huvitab rohkem, aga kellel soovi, see saab meie käest ka selle kohta rohkem andmeid, et oma õpetajate käest saate küsida kontakti, et kui kellelgi tekib mingisuguseid konkreetseid küsimusi, siis võib otse mulle kirjutada, et saame anda ka vastused neile. Disainiteaduskond on siis tõesti seinast seina, et seal on kõige ürgsemad tehnoloogiad, mida juba kiviaja inimesed tarvitasid, nagu siin näha võib keraamikat, kuni siis kõige kaasaegsemate tehnoloogiateni välja. Kui vaadata erialasid, siis graafiline disain tegeleb kõigega, mis puudutab selliseid kirjatüüpe, fonte, plakateid, pilte, supergraafikat, aga väga palju nad tegelevad ka raamatukujundusega ja tähedisain ehk siis uute fontide, kirjatüüpide väljamõtlemine, et see on ka neile väga meelepärane tegevus. Ka hästi rahvusvaheline, käiakse palju väljas, kutsutakse omale sõpru külla, nii et pidevalt on ka mingisugused näitused teoksil. Tööstus digitoote disain, siin me näeme juba seda tuntud ennem nähtud punast lumesõidukit ja see jaguneb omakorda, nagu see nimigi ütleb, tööstusdisainiks ja digitoote disainiks ehk siis nagu käega katsutav objekti disain, selline, mis ekraani peal toimub. Siin on näha erinevaid materjale, mida on kasutatud, villa, puitu, millest tehakse siis esemeid objekte, mis on inimestele kasulikud. Ja täna just avati EKA-s selline uhke komplekt ehk siis betooni printitud linnamööbel, milles meie tudengid said esimese koha, selline konkurss korraldati Tallinnas ja meie noored tootekad said kõige nutikamad välja mõtlema siis, kuidas seda betooni printi saaks siis ka rakendada, nii et sündis siis tool, lillepott, prügikast ja veel rattahoidjagi sinna kõrvale. Siin on näha tööstus digitaaldisaini projekti, kus jäänuk plekiribadest mõeldi välja täiesti uut moodi katuselahendus, millega on võimalik teha kumeraid katuseid. Siin on selline utoopiline vaade mingile elektriauto laadijale ja siis digitaaldisain, nagu öeldud, tegeleb ekraaniga, kõigega, mis on digitaalne. Ja üks projekt, mis võitis ka palju tähelepanu, oli see, et nad nuputasid seda, kuidas riigieelarve, mis on hästi keeruline teema, võiks olla inimestele arusaadavam ja seda praegu Rahandusministeerium siis ka kasutab oma kodulehel. Võitsid siin eelmisel suvel uhke auhinna rahvusvahelise esimese koha kogunisti Arhelektroonika messil, kus nad siis pakkusid välja sellise utoopilise objekti, mis justkui oli siis värav uude maailma ehk siis nagu tuleviku ühiskonna mingisse ühest riigist teise minek, siis ütleme nii, kus sinu ID-kaart loeti sisse ja näidati ehmatavalt mitmesugust informatsiooni sinu kohta, mida sa isegi ei tea, et masin või süsteem sinu kohta omab. Tekstiilidisain, muidugi, nagu nimi ütleb, vana iidne valdkond, EKA kõige esimene eriala algusest peale, ehk siis kangastelgedele kootud tekstiiliesemed. Aga no tänapäeval on kangasteljed muutunud, ka tekstiil on muutunud, seal tehakse väga palju innovatsiooni ja leiutatakse. Õppimine on lõbus, nagu pildi pealt näha saab, siin mitte ainult ei koota, aga trükitakse kangaid ja nüüd juba ka kasvatatakse kangaid, nii et nemad mässavad päris palju loodusega, kasvatavad seeni, taimi, värvivad taimedega, kõik on need keemilised ja loodust hävitavad värvid ära tüüranud, nii et hästi palju ka sellega tegeldakse, kuidas looduslikest materjalidest lähtuda.
Elektroonikaga on seal pistmist, siin on üks tekstiil, kellegi lõputöö, kes tegi sellise laulva tekstiili, et näpuga kombates on võimalik tekitada erinevaid helisid. Moedisain, Erki moeshow, mis toimub sellel laupäeval, kes vähegi saab, tulgu vaatama, kuulus ja väga suure konkursiga eriala. Ja ka nendel on looduse teemad südame peal. Igal aastal nad otsivad mingi jääkmaterjali, millest siis tudengid nuputavad ülejäänud materjalidest teha midagi täiesti uut ja põnevat. Siin ka kelle Maria Roosiasa nimelise tudengi projekt, mis kasutab ära loodusvorme ja teatavaid materjale, mida tavaliselt ei kasutata. Aksessuaaride disain, mille nimi on natukene nagu arusaamatu paljudele, et mis see õigupoolest tähendab. Ja ma ütleks nii lihtsalt, et see on siis peaaegu nagu mood, aga tegeleb kõige sellega, mida saab kaasas kanda või seljas kanda peale riietuse. Hingad, kotid, kübarad, prillid, kindad, kõik see, mis täiendab riietust. Nagu öeldud, väga palju tehakse kotte, nahk on nende lemmikmaterjal, naturaalne, kingad ja peakatted. Keraamika, tuttav asi, ilmselt peamiselt savist, nii käsitsi kui ka 3D prindituna, mis on EKA üks tugevus, et see on isegi rahvusvaheliselt tuntud valdkond, kus käiakse tihtipeale õppimas meie käest. Kõiksugused projektid, et jällegi valdkonda avardada, et nõud ei oleks nii nagu ikka, vaid et toidunõud siin koostöös ühe restoraniga nuputada, kuidas saaks seda kõike teistmoodi teha. Ja siin on ka tudengi tore komplekt, kus on nii tassid kui vaasid kui pudelid, keraamika, aga väga kaasaegse vormiga. Klaas, haruldane eriala, aga selline nõuab kannatlikkust, suuri oskusi, pretensioonikas materjal, aga imekaunis, nii et alati leidub neid, kes tahavad just nimelt selle, kas siis kuuma või külma klaasiga tegeleda, puhuda kuuma klaasi või hoopiski lihvida seda mingisse uude vormi. Ja siin saab ka kuuma klaasi peal natukene küpsata, teinekord, kui on rohkem aega. Ehe ja sepis ka hinnatud eriala meie koolis, kus tegeldakse mitmesuguste teemadega, hästi kaunid, hõrgud ja õrnad ehted ja kõrval on rasket rauda võimalik taguda vasaraga ja see huvitab mitte ainult meesterahvad, see parempoolne teema, vaid päris palju on ka tüdrukuid, kes on tahtnud tulla õppima sepistamist. Ja ehtekunstnikud teevad kauneid ehteid, teevad näitusi ja meie sepad on siis tuntud üle Eesti igasuguste vägevate linnaruumi objektidega, kas on need väravad või mingisugused skulptuurid, nii et oskused on neil väga mitmesugused. Siin veel kord vasakul ehted, paremal malmi valamine. Tõsine selline karm, kuum ja raske töö. Disaini innovatsioon on nüüd siis selline õppekava, mis on meie tavalise 3+2 õppe kõrval, ehk siis 4-aastane tsükli õppe just nendele tudengitele, kes tahavad käia näiteks tööl ja ei saa tulla päevasel ajal kooli, et nad saavad tulla õhtupoole, saavad tulla nädalavahetustel. Ja nende jaoks on siis olemas moekorralduse eriala, mis on siis suuresti moestilistika, igasuguste komplektide kokkupanemine ja moedisainerite toetamine nende disainitöös läbi marketingi, turunduse ja müügitöö. Visuaalne kommunikatsioon, mis tegeleb samamoodi graafilise disaini, kirjatüüpidega, aga ka pakendiga ja sellise võib-olla kommertslikumate lahendustega. Ja ruumikujundus, mis siis nii nagu ka arhitektuuriteaduskonnas tegeleb ruumi mõtestamisega ja palju ka mööbliga. Magistriõppest, nagu ma ütlesin, väga pikalt ei räägi, aga siiski mainin ära, et on olemas ringdisaini magistriõppe, mis peamiselt pühendab ennast ökoloogilistele teemadele, kuidas vähendada jäätmete teket ja kui need jäätmed on juba tekkinud, kas nendest ka midagi kasulikku annab välja mõelda ja tehakse koostööd ettevõtetega ja soovitatakse neile, mismoodi nad saaksid oma tegemist ümber korraldada nii, et jäätmeid tekiks vähem. Ja kui neid on, et siis tõesti, mida neist veel toredat annaks välja mõelda. Et siingi on mõned projektid näha, kus siis vanadest vanglarõivastest mõeldi välja täiesti uusi tooteid ja see oli üks tore projekt, kus Helkur Vest ei pea ju olemagi midagi muud kui lihtsalt selline
ribade kollektsioon või komplekt, mille tõmbad omale tavalise jope peale ja sul on see vest olemas. Seda oranži alust sinna pole ju tarviski iseenesest. Siin on üks jällegi edukas projekt, kus meie tudengid nuputasid välja ravimijäätmete kogumise kastid, mis praegu on päris paljudes apteekides ja mille tõttu on nüüd väga palju rohkem õnnestunud mürgiseid ravimeid kokku korjata, enne kui need kuhugi põhjavette jõuavad läbi vetsupoti. Nii et tehti see kogumine arusaadavaks ja lihtsaks, kus on ka kohe sorteerida võimalik paber ja igasugused nõelad ja tabletid siis oma lohtritesse. Sotsiaalne disain on siin magistrikava, mis tegeleb sotsiaalteemadega, tervishoiuga tihtipeale ja teevad koostööd haiglatega, et aru saada, kuidas haiglateenused selle paremini osutatud, kuidas see oleks patsientidele mugavam, aga ka igasuguste muude küsimustega, et näiteks kuidas riigi ja ühiskonnaelu saaks paremini korraldada. Taidestuudium, mis siis jätkab meie Tartu-Müsti suundade tegevust, annavad võimalust süveneda või rohkem mingite materjalide erinevate lähenemiste uurimisse. See on koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga, strateegiline disain ja tulevik, see on nii uus õppekava, et seda me alles hakkame vaatama, mis sellest välja tuleb, et esimesed sisseastajad sel kevadel nüüd tulid, et siis vaatab, aga nad tegelevad ka ühiskonna ja ettevõtluse arendamisega. Interaktsioonidisain, kõik, mis puudutab digitaalset elektroonikat ja ütleme, inimese ja masina vahelist suhtlust, et see on see, millega nemad tegelevad. Graafidisain, ka raamatud, trükised, igasugused plakatid, aga seda siis ka rahvusvaheliselt ja veel palju süvenenumalt kui muidu. Ja veel üks selline ühisõppekava meil lätlaste ja soomlastega, kus teenuse disaini ja selliseid ühiskondlikke probleeme lahendatakse. Siin on näiteks küsimus üürihindade liigses suuruses, et kuidas inimestele teha elamist ometigi taskukohasemaks, et siin disainerid on tulnud appi nuputama, kuidas seda siis saaks läbi viia. Nii et disainiteaduskond hästi kirju, hästi mitmekesine, väga põnev, et tasub seda kõike lähemalt tulla uurima. Ja kuidas seda siis teha, on see, et võimalused EKA-ga tutvumiseks. Et täna me peame siin loengut, aga tegelikult on võimalusi veel palju rohkem. Tulla tudengivarjuks on siin näha üks variant, tule ja veeda päev EKA-s. Lihtsalt ole koos tudengiga ja vaata, mis ta teeb. Ta räägib sulle enda elust ja olust. Ja kõik on võimalik korraldada. Eelakadeemia on olemas, kus saab võtta kursuseid erinevatel teemadel. Ja avatuste päev loomulikult märtsi alguses, kus siis kõik koolilapsed on oodatud ja võib-olla paljud kuulajad on isegi juba käinud EKA avatuste päeval, aga tulge aga jälle ja tulge ka väljaspool avatuste päeva, et kõik me rõõmustame selle üle, kui keegi tunneb EKA vastu huvi. Sisseastujate infokiri on olemas kodulehel, mida tasub siis lehitseda. On igasuguseid Insta ja muid kanaleid, kus on EKA teemalist kodulehekülje kaudu leiate sinna ligipääsu. Toimub üritusi. Ja nüüd ka veel konkreetselt siis sellest kevadest suvest rääkides, siis PA vastuvõtt, kes nüüd on selles eas, kellel on diplomid keskkoolist tulemas, nendel on, olgu siis teada, et 4. juulil on viimane päev, juunil tähendab, 4. juuni on võimalik siis veel anda sisse pabereid kunstile ja disaini teaduskonda. Ja 25. juunil peale jaanipäeva on võimalik arhitektuuri ja kunstikultuuri ehk muinsuskaitse paberid sisse anda. Nii et jah, 2 tähtsat kuupäeva, 4. juuni, 25. juuni ja vastavad andmed, mida seal kõike tahetakse saada. Et seda kõike leiate kodulehelt, aga nõudmised on siin ka antud, Eesti keele riigieksam, paljudel on vähemalt 40 punkti. Ja õppekavadel on B1 tasemel inglise keel nõutud, matemaatika, seda nõuavad ainult arhitektuuri linnaplaneerimise erialad, vähemalt 50 teistel ei ole seda nõudmist seatud. Ja portfooliod, muud asjad, need on kõik iga eriala sisseastumiste lehel leitavad. Ja jälle, kui teil on konkreetseid küsimusi, siis pöörduge oma õpetaja poole, õpetajad suunavad teid meie juurde ja saame teile vastused anda, et juhatame teid sinna kuhu tarvis. Siin on kodulehel on ka näha, et on portfoolio soovitused, kuidas ühte portfooliot peaks kokku panema, mida seal arvestada, et need näpunäited on seal ka võtta. Nii et minu poolt praegu kõik ja julgustan inimestel mõtlema EKA peale, kui te oma tulevikuplaane teete, et meie oleme rõõmsad sisseastajad üle ja tõesti lubame, et igav siin juba ei hakka. Aga aitäh! Suur aitäh, Kristjan, sulle selle ülevaate eest. Väga loodan, et huvilised said julgustust ja julgevad ka küsima tulla või uurima hakata, kui siit ei saanud vastuseid praegu.
et saadame selle siis veel laiali lingina ka, et saavad kõik järgi vaadata. Ja nüüd meie tänase tunni teine pool. Mul on suur rõõm anda sõna meie noorteühenduse uuele juhile Aleksandrale. Meie noorteühendus tähendab siis, et Eesti Kunstikoolide Liidu juures toimetavad ka noored, et nad ongi meie liidu all olev ühendus, et nad ei ole eraldi organisatsioon kuskil, nii et nad on täiesti meie oma inimesed. Ja Aleksandra, ma annangi sulle siis sõna, et sa saad rääkida, mis tegemised teil ees on. Ja kellelgi on küsimusi, siis võib ka küsida ja kommenteerida. Palun, Aleksandra. Tere, ma proovin share'ida oma ekraani. Nii, mis ta sulle ütleb, peaks saama. Ja. Täitsa olemas. Ja kui ma nüüd selle suureks teen, siis on ka näha, on ju? Ja, on näha. Okei, väga hästi. Ja mina siis räägingi Eesti Kunstikoolide noorteühendusest, et see loodi juba 4 aastat tagasi ja selle peamine eesmärk on siis anda noortele võimalus rääkida kaasa kunstihuvihariduses ja siis luua ka noortest kunstnikest siukse ühise sõprusvõrgustiku. 2022. aastal me alustasime 22 liikmega ja siis 2023 aastal, kui me alustasime oma Tartu 2024 projektiga, millest ma räägin ka hiljem rohkem, tuli hästi palju noori juurde, siis meid oli juba 55 ja praeguseks meid ongi kuskil 65 inimest. Liikmete vanus on vahemikus 15–24 ja keskmine vanus on 18 praegu. Meil toimuvad nii füüsilised kohtumised, aga kui me ei ole koos, siis me räägime tavaliselt Messengeri vahel või siis emaili. Iga aasta me valime ka uue juhatuse, mis on 5-liikmeline. Juht ja juhiabi valitakse meil 3 aastaks. Mina olen siis juht, just see kevad mind valiti juhiks ja juhiabi on siis Mette-Annette ja muud juhatuse liikmed on praegu Ande, Emili ja Marta. Mis meie siis tegevused on laias laastus võtame kokku, et me teeme igasuguseid ühisüritusi, organiseerime koos siukest noortelt noortele põhinevaid kunstiprojekte. Kui meil on vaja, siis me saame leida endale mentorid, kutsuda nemad meile rääkima või palgatada mingi uued sündmuse või traditsiooni. Me oleme ka koos näituseid teinud ja üldse see on, ma arvan, väga hea koht, kus siis leida endale sõpru või leida endale siuke mõnus kogukond ja siis panna ennast proovile, kuidas siis meeskonnaliikmetega koos mingit projekti ellu viia. Ja mina sattusin ise siia täiesti natuke kogemata, et ma just lõpetasin siis laste kunstikooli, ma olen Tartu laste kunstikooli vilistlane ja siis direktor lihtsalt pakkus mulle, et kas ma tahaksin siukse projekti kokkusaamisele tulla nagu Tartu 2024 noorte kaasaegse kunstiaasta. Ja olin nagu okei, ma ei osanud midagi nagu ette arvata, et mis sellest tuleb. Sain lihtsalt hästi paljude minule võõrastele inimestele kokku, aga siis sellest tuli nagu midagi väga lahedat ja väga suurt ja ma leidsin endale nii palju imelisi sõpru ja imelisi ühendusi ja ma sellest ajast peale olengi olnud väga aktiivne liige selles noorteühenduses. Et mis noorte kaasaegse kunstiaasta oli see, et me noored siis ise organiseerisid siukest 9 kunsti üritust, mis siis toimus 9 erinevas kohas Lõuna-Eestis, siis kui oligi Tartu 2024 kultuuriaasta. Ja meil oli siis ka erinevaid näituseid, performance'eid,
väga erinevad tiimid meil olid. Üks kõige nii-öelda suurem asi, mis levis ka meediasse väga, oli siis, kui me Tartus saime 100 inimest kokku ja karjusime samal ajal patja, et tuua tähelepanu sellele, et psühholoogilist abi on saada väga raske. Aga meil toimus ka palju muid asju. Näiteks Valgas me tegime niisugust installatsiooni-näitust, mis rääkis sõltuvusest. Viljandis me tekitasime noortele niisuguse väga hubase koha, kus toimus töötubasid ja igasuguseid hobisid sai teistega koos teha. Ja sellest ajast peale ma lihtsalt ei suuda sellest ühendusest nagu lahti lasta. Meil on ka nüüd saanud, ma ütleks, traditsiooniks käia Arvamusfestivalil. See aasta juba lähme 4. korda sinna. Esimesel aastal rääkisime Arvamusfestivalil siis sellest, et kas kool või koolisüsteem siis kuidas russub loovust või nagu ei arenda seda. Ja siis ka oli integratsiooniprojekt Ukraina noortega. Ja üle-eelmine aasta me rääkisime protestikultuurist, meil oli hästi palju erinevaid teemasid, siis meil oli ka kuidas rohkem inimkeskeks linna ehitist teha. Ja siis oli ka lugu vaimsest tervisest ja introvertsusest. Ja eelmine aasta me rääkisime siis sellest, kuidas siuksed ma ei mäletagi täpselt seda sõnastust praegu, aga rääkisime ekstremismist, kuidas see noorte seas levib ja kuidas seda ennetada. Et see, kuidas me valime Arvamusfestivali teemasid, on see, et meie noored ise pakuvad neid teemasid ja siis nendes teemades, millest noored ise tahavad teada rohkem, neile antakse see võimalus, et tuua kokku siis Arvamusfestivalil neid eksperte või inimesi, kellelt nad tahavad neid vastuseid saada ise. Et minu arust see on väga lahe ja arendav asi, mida me teeme, et me ei jäta oma noored lihtsalt teadmatusesse, vaid me leiamegi selle viisi, kuidas nad saavad ise endale organiseerida nii hariva üritusse, pluss ka väga paljud teised inimesed saavad ju Arvamusfestivalil ka seda kuulama tulla. Ja loomulikult üks suurim üritus, mida me organiseerime, on siis kunstikompott, mis on väga ainulaadne. Eestis ei ole, ma ütleks, et ei ole sellist noortele suunatud kunstifestivali. Et meie noored ise siis organiseerivad sellise festivali, kus mitu päeva järjest saavad inimesed tulla ja käia workshopides erinevates kunstivaldkondades ja siis ka publikule laiemalt näidata neid teoseid või performance'eid või mida iganes. Meil on ka siin üks kokkuvõttev video. Ja ma kutsuks teid ka see aasta kunstikompotile, aga ma tean, et registreerimised said täiesti täis nagu ühe päevaga, et on tõesti nagu nii suureks kasvanud, et iga aasta juba inimesed täiega ootavad seda üritust.
aga meil on ka praegu käimas Erasmus pluss projekt, mis on siis kaasrahastatud Euroopa Solidaarsuskorpuse poolt, kus meie siis oma noorteühendusega leidsime, et väga paljud noored kunstnikud ei tea, mida nad siis teevad oma tulevikus, et nad kardavad, neil on ärevus, et nad ei tea, kuidas nad ennast kunstiga ära elatavad. Ja siis me mõtlesime, et miks mitte siis kirjutada selline projekt, et tekitada selline võimalus noortele, et nad saavad käia rääkimas kunstnikutega, kes praegu ise ka elatavad ennast kunstiga ja kellel on kogemus neile õpetada seda, et neil oleks võimalus selleks, et me tekitame need töötoad neile ja siis ka lõpus me saame teha niisugust näitusoksjonit koos ja juba see aasta me oleme paar korda koos kokku saanud, meil on juba näituse teema valitud, et selle projektiga praegu väga hästi loob ka niisuguse nagu tiimitöö ja lihtsalt meil on tulnud ka sellest projektist hästi palju uusi inimesi, kes on noorteühenduses huvitatud ja seda on ka väga tore näha. Ja kus siis rohkem infot saab ja kuidas üldse meiega ühineda, on see, et Kunstikoolide Liidu siis veebilehel on ka Eesti Kunstikoolide Liidu noorte osa ja seal on üks siis Google Formsi link, kus saab panna oma andmed ja siis me kirjutame teile tagasi emaili. Ja meie üldiste tegevustega saab siis tutvuda meie Instagramis, mis on @ekkl.noored ja samal ajal on ka Kunstikompatil oma Instagrami leht. Ja see on, ma arvan, kõik, mis mul on öelda, et kui on kellelgi veel küsimusi, siis võib minu poole pöörduda. Aitäh, Aleksandra, et vaatan niimoodi imetlusega kõrvalt, kuidas te toimetate ja teete, et tõeliselt äge on, kui on päris südamest tegutsemine, et ei ole selline, et teeme siin noortega midagi ja siis kuskilt hoopis täiskasvanud togivad ja toksivad, et hakake ometi tegema. Et väga vinge, et püüdke seda hoida, seda vaibi nii-öelda, et see jätkuks ja see ongi ju näha, et kuidas nagu nii-öelda meie need esimesed noored siis on juba hakkavad suureks kasvama ja kuidas anda edasi seda teatepulka nii, et see meelsus nagu ei kaoks nende esimeste entusiastidega, nii et väga äge. Ja Laineri teie mentorina, müts maha, väga tubli Laineri. See on tõeline töövõit. Kas keegi tahab küsida, kommenteerida midagi? Ja siis ma ütlen, et need on lihtsalt superägedad noored ja julgelt saatke, võib ka minu kaudu ühendust võtta õpetajate kaudu või noored otse Aleksandraga või siis noorteühendusele kirjutada, et ükstapuha kuidas on ju tõesti mõtted külla tulla ja mida iganes koos teha, et sellist ühendust, et praegu on küll niimoodi, et kõik noored, kes on selle ühendusega kas või väikest varvast pidi kokku puutunud, on väga rahule jäänud ja leidnud sealt midagi endale. Aitäh! Ja ma täiesti julgustaks nagu uutel inimestel tulla, et ma ka juba täiega ootan tegelikult uusi liikmeid ja uusi sõpru ja sest, et me lihtsalt, kuna me kõik proovime organiseerida ise, siis me õpime üksteiselt nii palju, see on lihtsalt nagu imeline kogemus minu arust. Mul on selline küsimus, et teil ei ole mingit vanusepiirangut, kui sellist ei ole? Alampiiri ma just mõtlen. Minu arust ei ole. Meil tegelikult, jah, meil on niimoodi, et meil on ikkagi üldiselt igasugused erandid on teretulnud, et me võime meie noorteühenduselt võib tellida noorematele mingi toreda sündmuse, aga see liikmeskond on ikkagi seal alates 15. eluaastast, et meil oleks võimalik teha sündmusi niimoodi, et meil on need ööbimistega sündmused tavaliselt ja et siis on juba teatud sellised ikkagi nagu natuke suurematele noortele, kes võtavad vastutust ja päriselt korraldavad. Aga tõesti, et kui tekib mõte, et meie noored võiksid ju väikestele või põhikooliealistele midagi teha, et siis see on küll ju igati tore mõte nagu kasvatada järelkasvu juba ja koos midagi teha.
aga liikmeteks jah, 15–16 eluaastast kuni 26-ndani, sest see on meil ametlikult noore Ülempiir. Ülempiir, jah. Jah. Suur aitäh. Kas kellelgi on mingeid küsimusi või mõtteid veel? Või tõmbame tänaseks otsad kokku? Vaikus eetris. Igal juhul suur aitäh tänastele esinejatele. Juba võin öelda, et Kristjan on veel ka alles. Ma mõtlesin, Kristjan, kas oleks ära, kui kellelgi... Ei, ma kuulesin huviga, et kui kellelgi on küsimust, siis vastan, aga kui ei ole, siis võite idem kirjutada. Jah, just. Ja tahtsin öelda veel kuulajatele, kes meil siia on jäänud, et juba on meil siin sügiseks ka esimene veebikunstitund planeeritud ja see tuleb Tallinna kunstihoonega koostöös. Ja septembri, ütleme, võib-olla teisel nädalal, et siis teate oodata informatsiooni. Eelkokkulepped on juba tehtud. Mõnusat õhtupoolikut ja nautige ilusat ilma ja väljas on päris soe. Aitäh kutsumast. Aitäh, Kristjan, ja mõnusat siis kiiret kevadet veel kõigile, mõni nädal ja siis on suur suvi käes. Ja aega!